Ja siis sellel hetkel, kui te olete ära otsustanud, et te näiteks võtate pulmaisa Ennu endale tegema pulma, olete saanud tema meiliaadressi ja kirjutate talle siis mõned soovitused, et see jääks teie viimaseks kirjaks talle. Pulmaisale niisugused olulised asjad, mida ta tahab esimeses pulmas teada, no, tunduvad hästi elementaarsed minu jaoks, aga paljud ei tule selle peale. Esiteks, kui keegi on saanud minu meiliaadressi ja saadab mulle esimese kirja, mulle kui potentsiaalsele tulevasele pulmaisale, siis kui see kiri algab kas lihtsalt terega või hei või tšau ja seal taga ei ole minu nime, siis mul väike küsimärk muidugi kohe tekib, et kas ma tahan selle paari pulmaisa olla. Sest ta jätab kohe nagu selle mulje, et nad ei kirjuta seda kirja otseselt minule, et ma ei ole nii-öelda nende nad päriselt ei taha võib-olla mind saada, et väga suur küsimärk on ja tõenäoliselt nad on täpselt samasuguse kirja saatnud veel 3 kuni 18 pulmaisale. Ja kui seda toetab veel see, et järgmine lause on, et algabki tere, meil on tulemas pulmapidu 18. juulil, heal juhul on sinna lisatud ka, et näiteks Tammistu küünis Tartumaal ja soovime saada hinnapakkumist. Või tihti on see ka, et isegi ainsuses räägitud, et palun hinnapakkumist pulmapeole 18. juulil, mis toimub Tammistu küünis Tartumaal ja all on Tiit. Siis põhimõtteliselt te olete kõik juba teinud, et minu jaoks oleks kergelt negatiivse alatooniga nagu suhtlemine alanud. Sellepärast, et esiteks ma tahaks, et see oleks personaalselt mulle, see ei ole üldse keeruline kirjutada sinna Andres selle tere järgi. Et te petate mu ära küll, te võitegi ainult nime ära vahetada, aga petke mind ära, mul on kohe palju parem tunne seda meili lugeda. Teine asi on see, et kui te alustate nagu sellest, et te küsite hinnapakkumist, rääkimata enda oma tulevase kohta midagi, rääkimata rahvast, veel sellest, mis on kokku lepitud, siis ma ei tea teist mitte midagi ja siis on nagu see tunne, et ainukene otsustamise kriteerium teil ongi nagu raha ja kui ainukene otsustamise kriteerium on raha, siis ma ütlen kohe ei. Näiteks, mina olen selline, osad ei ütle, nii et selles mõttes võib vedada. Ja mina tahaksin kindlasti, et selle nime asja rääksime ära, et Edevi nimene ma olen ka, et ikkagi tahaks seda nime. Kuupäev kindlasti, sest sellest algab kõik, kas mul on see vaba või ei ole. Teine asi, koht mõjutab hinda sellepärast, et pulmaisad üldiselt tegutsevad üle Eesti, aga samamoodi elavad üle Eesti, nii et kui on pulmaisa, kes tegelikult elab Tallinnas, aga teie pulm on Saaremaal, siis tulevad sinna sõidurajad juurde, erinevatel pulmaisadel on need erinevad, aga see on täiesti loogiline. Vahel mõned tahavad näiteks ööbimist tänu sellele. Kuskil mandril toimuval pulma puhul siis tihti sõidab pulmaisa ikkagi peale oma töö lõppu, sõidab koju tagasi. Siis tegelikult võiks mainida ka umbkaudset külaliste arvu. Mulle väga meeldiks, kui te kirjutate teineteisest veidikene. Kas või see, et kaua te olete koos olnud, et võt, me oleme selline IT-kurudest tore paar, me juba keskkooli ajal on ju tutvusime, käisime pärast IT-kolledžis koos ja nüüd oleme jõudnud sinnamaani, et me ei taha olla enam lihtsalt kolleegid või lihtsalt, et kuidagi soojalt ja sümpaatselt on lahti seletatud, et kuidas te olete sinna jõudnud ja siis veidikene ma hea meelega loeksin ka nagu seda, et kui teil on kohe nagu midagi ära öelda, et miks te jõudsite just minuni, et see oleks ka ääretult sümpaatne, et me sattusime teie kodulehele ja et meil jäi mulje, et umbes nagu me oleks ise kirjutanud selle teksti sinna. See on ju super algus selles mõttes, et mul nagu ei ole tarvis teile mingeid asju enam seletada siis tõenäoliselt ja haakimine võiks olla nagu väga hea. Ja mida esimeses kirjas veel teada tahaks? Tegelikult enam-vähem ongi kõik, kui teil on juba teada, kas ansambel tuleb, siis see võiks kirjas olla, et mis ansambel tuleb, sest see annab ka mingi vihje, et ei taha kellelegi haiget teha otseselt, aga samas võin, et kui ma näiteks näen, et on teil pulmabändiks kutsutud
mõni ansambel, kes minu jaoks on näiteks labane, siis tegelikult see aitab meid selles mõttes nagu edasi, et ma tõenäoliselt ütlen teile ei, aga ma ei oleks olnud ka õige mees teie pulmas, sest kui mulle tundub mõni bänd näiteks labane, et siis koostöö temaga, ma ei ole päris puhas leht nendega koostööks. Et ma tõenäoliselt suhtlen nendega ka kuidagi nagu hoian distantsi võib-olla, aga pulmas võiks bändi ja pulmaisa vahel olla päris hea klapp. Ja nad saavad tegelikult päris paljusid asju koostöös nagu teha väga lahedalt. Et siis võib rääkida täitsa bändis ka, kuigi sellele võib järgneda mõne pulmaisa puhul see, et te olete kindlad ikka, et seda bändi just tahate, et ei ole eriti hea. Bändile veel lihtsalt vahefraasina, et on ka ju seda, et mõni bänd näiteks teeb väga head muusikat, mis nagu raadios kuulates ja igalt poolt ja kõik on väga tore või selle järgi on hea tantsida, aga vahel tulevad ka sellised isiklikud asjad, lihtsalt see, et midagi ei ole teha, mõne bändi manager on ikka jube nõme mees, on ju. Ja lihtsalt paljud ei tahagi selle bändiga selle pärast puhtalt koostööd teha, et sa pead siis selle inimesega suhtlema, on ju. Ja seetõttu isegi mõned väga tuntud bändid on töötavad palju vähem, kui nad võiksid töötada. Just, asi ei ole kinni muusikas, vaid on manageris kinni näiteks. Et selliseid asju juhtub ka, nii et mida rohkem te infot pulmaisele annate, seda ausama ja adekvaatsema vastuse saate.